Tere! Üsna kodanikukoolituse sünnijärgselt 15 aasta eest mainis Ene kodanikukoolitus mitmetes jutuajamistes ja kutsus mind ka mõnele seminarile. Ma kuulasin viisakalt Enet ja käisin seminaridel kah. Oli huvitav, aga see kodanike, iseäranis naiste poliitilise ja ühiskondliku aktiivsuse ja teadlikkuse kasvatamise teema ei vaimustanud mind. Oma nooruses ja idealismis tundus mulle, et kodanikukoolitus üritab lahtisest uksest sisse murda. Ma olin loomulikult nõus, et maailm nõuab parandamist, aga mulle tundus, et mitte sellest otsast, mida kodanikukoolitus ajas. Nii 10 aastat hiljem selgus, et ma polnud lihtsalt maailma veel näinud ega mängureeglitest päris täpselt aru saanud. Kodanikukoolituse missioon on täna sama päevakohane kui algusaastatel. See on hea. Parima Eesti saame kõiki Eestis elavaid inimesi aktiivselt ja eelarvamuste vabalt kuulates ja kaasates. Kodanikukoolitus on mõtte ja tegutsemisviis. Kui naised saavad Eestis meestest 30% vähem palka, olles samas kõrgemalt haritud, siis tuleb sellest Riigikogule kirjutada. Kui eesti keelt mitte emakeelena rääkivad eestimaalased ei ole kunagi laulupeost kuulnudki, rääkimata sellel osalemisest, siis tuleb nad lauluväljakule kaasa laulma tuua. Kodanikukoolituse tegevused on alati olnud inspireerivad, uljad ja piire lõhkuvad. 15. sünnipäeval kutsun ma täiskasvanu ea lävel olevat kodanikukoolitust järgima Ameerika ajaloolase Laurel Thatcher Ulrichi sõnu, kes märkis: "Well-behaved women seldom make history. Let's misbehave." Palju õnne kodanikukoolitus! Palju õnne kodanikukoolitus! Head halvasti käitumist! Head halvasti